ashamed by the lies and the worthless games, but the wine and the night made me feel okay. No other you, no other me, no other us, babe. One of a kind, and I won't let it slip away. I can see you in my head, I can see you in my bed, I can see you doing all those things we used to do instead. All the fights at 2 a.m. when you knew I was your man. The only thing I'm thinking about, I really gotta hold on. Hannesele helistati siis sellest Langevarju kohast, et alguses pidi kell 10 olema ja nüüd öeldi, et kella 5 saaks. Sõitsime 2 tundi sinna, olime põhimõtteliselt kohal ja kell 5 ta pidi varuma 2-3 tundi, ehk see tähendaks seda, et ta mingi kell 8 lõpetame, sõidame 2 tundi koju, jõuaksime mingi kell 10 või 11 koju. Ja siis me mõtlesime, me tuleme, vaatame Mount Cooki juurde, me pole kumbki käinud, lihtsalt Helger ka siis ei käinud ja leidsime praegu ühe lavendipõllu siit. Ma olen lavendifarmer. See on minu mõnus traktor. Vaadake, kui stiilne see on. Ma olen mu uus lemmikjäätis, see on lavendijäätis. Ja miks see nii sinine on? Lavendel? Siis siin on mustikad ka, see on mustika lavendijäätis. Jah. Ja siin on selline ilus. 10 would recommend. Aha. Ja siin tehakse ka lavendli joogat. Inimesed teevad seal vaikselt. Juicina. See või mulle teed on. Jaa, ma võtsin oma maha. Nii, ja nüüd, kuna Langevarju hüpet ei saanud teha, siis tulime siia Mount Cooki lähedale. Hoopis sellisele 3-tunnisele jalgsi matkale, siis 3 tundi edasi-tagasi. Ja siin on loodus ka väga äge, igasugused kosed asjad peaks siin olema. Pilved on täna hästi madalal, et ei näe nii kaugele neid kõrgemaid mägesid hetkel. Aga vaatame, et äkki tuleb päike välja pilve tagant. Et siin Havel, Isete ja Helger vaikselt ilutavad ees. Seal ka üks väike kuisk paistab kaugelt. Ja siin on sellised okkalised taimed. Väga pikkade okastega, väga teravad. Oh my god. See on ülivetru. Nii, vahepeal saime teada, et see on tegelikult Mount Sefton, et see ei ole Mount Cook ja see on 3151 meetrit kõrge. Eks mitte nii kõrge kui Mount Cook, aga ikkagi karm mägi, ütleme nii. So lift it up like you were, don't keep it hidden in your heart. It doesn't matter if you're lost like us. It doesn't matter if you're lost. So lift it up like you were. They'll never hear you if you hide. It doesn't matter who you loved last night. It doesn't matter who you love. I only wanna talk to you about my heart. I only wanna talk to you about my heart. I never was. Jõudsime siis kohale. Siin on
sellised liust, ütleme nii, et tegemist on liustikujärvega. Siin on sellised liustiku osad, ma ei tea, lumetükid. Ja see vesi on kuskil 3 kraadi. Ja väga külm. Seal on näha seda liustiku lõike kohta. nii, ja selle suunaga täpselt on Mount Cooki tipp, aga Mount Cooki ei näe, siis siin on mingid teised mäed ees ja pilved on ka. Istu maha nüüd. Natukene lase turja ka rohkem. Mõnus. See on nagu Surnumeri ju. Ulbid seal. Võrdluseks Surnumeres on mingi 25-30 kraadi. Käed on tüübad. Nii, käisin siin just ujumas, aga mis ma tähele panin, et siin see vesi on nii roheline, et sa näed umbes 5 sentimeetri sügavusele. Ja siis edasi on juba siuke, eks siis sa ei näe, mis seal all on. Õnneks siin oli mingi suur kivi, mille peal sain olla ja jahutada ennast. Nii, ja nüüd tagasi teel pilved läksid vähemaks, päike paistab ja paistab ka selle mäe tipp. Ehk siis see on siis 3151 meetrit merepinnast seal. Tundub päris korralik mägi. Ehk siis tänase päeva kokkuvõte. Hannes pidi oma langevarjuhüpet tegema. See jääb ära, sest see lükati edasi ja nagu ma ennist rääkisin, siis liigile jõudsime koju. Tulime siis ühte sellist kohta nagu Hooker Valley, mis on väga selle Mount Cooki lähedus, ongi Mount Cooki rahvuspargis ja väga ilusad vaated ja tegelikult täitsa tore matkakene oli kõik koos ja tore kogemus ikkagi, et ei sõitnud tühja niisama, aga see langevarjuhüpe jääb ikkagi ära ja saime natukene nõmedalt vastati meile, nii et hoopis vlog läks teistpidi, kui planeerisime ja see ongi alati selle reisimise võlu, et alati ei lähe kõik nii nagu soovid, aga väike 360 ka teile nüüd. Ostsin poest kookospähkli niimoodi pool pulli pärast, et vaatame, kas saame lahti, aga YouTube'is oli hea juhend, et võid kas või lihtsalt siit noaga, see on mingi pehme osa, saad noa sisse lükata ja saad juba augu sisse ja siis väidetavalt peaks siia keskele lööma noaga ümberringi nagu mööda ekvaatorit ja siis see läheb pooleks, siis saab kätte hea mandi. Vähe võitu tuleb, nagu peaks suuremaks uuristama seda. Näed, nüüd juba tuleb normaalselt. Ja väidetavalt siis, kui selle noaga koputada niimoodi mööda seda ekvaatorit siin nii-öelda, siis see läheb pooleks. Vaatame, noa nüri poolega siis. Ei tea, ei tundu väga. See tundus nii lihtne video peal. Ei ole nagu pragu sees veel. Nii, võtsin vahepeal suurema noa, et on natuke efektiivsem. Ja vaikselt klobisin siin ja heli hakkas muutuma. Nüüd on siuke kumin ja
pragu jookseb vaikselt siin sees. Pragu. Aga vaatame, kas õnnestub lõpuks. Opsti. Selline näeb see välja seest. Yummy! Siit saame kookoselbid endale teha. Nii, ja siis ma mõtlen, et võiks teha sellest kookoselbed. Et välja urgitseda ja ära riivida ja ahvi panna korra. Nii, ja mina riivisin siis selle kookos ära. See oli üks paras töö. Ja vaikselt teeb siin karrit. Mis saad juba valmis lõiganud. Ja need umbes märama sibulad, kus juures on väga vänged. Eestis lõigad, kui ma sibulat olen lõiganud, siis ei ole hullu midagi, võib-olla võtab silma vähe märjaks, aga siin on niimoodi, et voolab sõna otseses mõttes mööda kõski alla. Jube. No nii, käes on nädalavahetus ja eeslid karjuvad kuskil kauguses. Aga tulime siia surfama Kakanui Beachi, et surfitreener peaks olema väga hea. 30 aastat kogemust ja tulime siis Ave ja Lisete ja Helgeriga. Kõigil on juba kalipsod seljas ja vaatame, kuidas siis täna surf läheb, et tingimused pidid olema suurepärased. No võta siis mu oma, see plaatide juures. And then so No nii, hakkabki surfi tund pihta. oh shit, here we go. Holy shit. Holy shit. Fucking assholes. Incredible. 1, 2, 3, 4. Surf. Surf. Surf is the only way I say to make music with the ocean day by day. I surf all day, play music all night, and I just can't wait till the morning light to go surf. Ooh, wow. Surf. Everybody go surf. I check all the island breaks I know, but the place I go is the Kaiser Bowl. I surf with the guys from the Kaiser Surf Crew, Eddie Mooch, Bob, and Dennis too. We all surf. Ooh, wow. Surf. Everybody go surf. Ooh, wow. Surf, surf. Waimea, Sunset, Pipeline, Haleiwa, Bell's Land, Bomburas, Backpiles, Alamoan and the Kaiser. Oh, everybody go surf. Ooh, wow. Surf. Everybody go surf. Ooh, wow. Surf, surf.
I can do it, so can you. So go surf. Põlvili, aga mõnusad lained. Väga mõnusad. Emotsioonid? Ülimõnus. 10-10-st, äge. On küll, jah. See oli täna minu teine surf ja see on imeline, kui palju tegelikult surfamisest saab õppida ja kuna meil on selline lihtne töö justkui, saab kuulata podcast'e, väga palju on olnud Uus-Meremaa aja jooksul sellist enesearengut, sest aega on piisavalt ja sellist võimalust on nagu olnud rohkem, et oma enesearenguga tegeleda ja see surfamine on täpselt samamoodi, et sa nii arendad ennast füüsiliselt loomulikult, aga ka vaimselt, et sa pead olema kohal, sa pead keskenduma oma lauale ja kui sa lähed lainesse, ütleme nii, et kukud lainesse maha ja laine läheb üle pea, siis sul ei ole mõtet hakata seal vehkima ja nagu tõmblema, vaid lase sel lainel minna. Ehk siis elus on täpselt samamoodi tegelikult, et kui midagi halvasti juhtub, sul ei ole mõtet vastu rämedalt suruda ja pusida, vaid lihtsalt lase sel lainel minna ja proovi järgmise lainega siis liuelda justkui. See on väga huvitav. Ma olen sellist metafoori väga palju kuulnud erinevates podcastides ja raamatutes tuuakse sarnast metafoori välja. Aga kui sa nagu ise seda katsetada proovid, siis see kuidagi on teine. Saad nagu paremini asjale pihta, aga väga ilus vaade mu taga ka. Tundub, et on korralik surfirand. Nüüd siis tean.